Täna teema on meil sõidukiirus ja pikivahe ja tahaks siis teie käest küsida, et mida teie tunnete sellest, et milline peab olema pikivahe sõidukite vahel sõidu ajal ja millest see sõltub? Kuidas teie arvate? Ja sõltub. Kus asud? Kus asud? Kas sa oled asulas või asulla välisel teel? Nii suurepärane, et kui oled asulas, siis pikivahe peab olema siis väiksem ja kiirus, aga asula välistel teedel saab sõita kiiremini ja pikivahe peab olema siis loomulikult suurem ka. On õige või ei ole? On. Nii suurepärane. Et kuidas te arvate, et millised tegurid veel mõjutavad ka pikivahed ja kiirust, et mille järgi me valime sõidukiirust? No, teeolud, ilmastikuolud, nähtavus. Nii, ja kas terviseseisund? Jah, Terviseseisund ka. Terviseseisund ka, aga kui terviseseisund ei luba, siis isegi sõita ei tohi, jah? No kui olete sõitnud pika ajal, näiteks kui on mingi väsimus tuleb ja siis liigute kuskil peatumiskohani, et ma arvan, et pikivahe peab olema ikkagi suurem, sellepärast et reageerimisaeg on meil pikeneb ja päris tunduvalt, jah? On see õige või ei ole? On. Ja, kindlasti. On küll, ja nii, suurepärane. Kuidas te arvate, kas pikivahe ka sõltub sellest, et milline teeolud on? Näiteks kuiva asfaldil, et kas te mäletate üldse, milline pikivahe meil peab olema sõiduki vahel näiteks asulasisesel teel, kui liigume kuiva asfaldi peal? 28 meetrit oli vist. Kui vaatame meetridest, siis 28, aga seaduse järgi on sekundi järgi kirjas ja peab olema meil 2 sekundit. Kokku tulebki 28 meetrit, et 1 sekundi jooksul kiirusega 50 kilomeetrit tunnis sõiduk läbi kuskil 14 meetrit ja kokku tulebki 28. Aga kuidas te arvate, et kui meil on teeolud muutuvad, näiteks hakkas sadama, näiteks vihma hakkas sadama või on lumesadu, kas sellega me peame arvestama, et kas pikendada seda pikivahet või võiks jääda sama? Vihma puhul on vist 40 meetrit. Tegelikult meil on see pidurdusteekond pikeneb peaaegu 2 korda, et tuleb juba rohkem kui 28 meetrit, et umbes 30, 42-40 meetrit. Ja, nii suurepärane peab olema siis meil sõidukite vahel pikivahe. Aga siis, kui on siuke jää ja lumesegu on sõiduteel, kas sellisel olukorral me peame ikkagi suurendama pikivahet? Või kindlasti, aga kuidas te arvate, et kui palju pikeneb siis pidurdusteekond? Kui vihma ajal on 2 korda, siis kui on teed on hästi libedad, näiteks selle jää ja lumesegu on peal, et kui palju siis suureneb pikivahe või kui palju siis suureneb pidurdusteekond? Umbes 4 korda. 4 korda. Nii, suurepärane tegelikult. Nii, aga kuidas te arvate, kas see külgvahe meil peab olema sõidukite vahel ikkagi siuke ohutu või võiks sõita nii, et näiteks ukselingid on peaaegu nagu üksteise puutuvad? Ohutu kaugus. Nii, ohutu kaugus peab olema. Kas oskate mingit midagi nimetada, et kui pikk ta peab olema, kui suur ta peab olema? Umbes. Umbes 2-3 meetrit äkki või? 2-3.
Meil on sellised teed, ei ole nii laiad, et saaks sellised külgvahed hoida, selle noia külgvahed hoida. Aga kuidas te arvate, näiteks meetrine külgvahe, on ta ohutu? No jah, sest need teed on ju nii kitsad, et ega üle meetri vist väga ei olegi võimalik. No asula sees kindlasti ei saa, jah. Et asula sisesel teel, kui on kaks autot kõrvuti liiguvad või kui me sõidame mingit objektist mööda, näiteks postist või peatatud sõidukist mööda, siis meetrine külgvahe on sobilik. Aga kuidas te arvate, kui me sõidame näiteks jalakäijast või jalgratturist või mopeedi ja mootorrattajuhist mööda, et siis peab olema ta suurem või mitte? Pisut suurem. Pisut suurem, et vähemalt pool meetrit suurem, kui me liigume asule sisesel teel, aga asule välistel teedel, siis võimalikult suurem peab olema. Nii, väga hea. Et paar asju ikkagi oleme teinud nagu selgeks. Nii, kiirus peab võimaldama seisma jäämist sõiduki eespoolse nähtavusuletuse piires. Olete nõus sellega? Ja, täpselt nii, et kui sõidu ajal teil on nähtav kuskil 6 või 5 meetrit näiteks sõiduki ette, kui on selline olukord, kui on paks udu, siis peate ikkagi valima sobivat sõidukiirust ja siis, kui nähtavus üldse puudub, siis peab olema ikkagi vastu võetud otsus, et tuleb autot peatuda. Nii, kiirus peab võimaldada seismajäämist teel oleva sellise takistuse ees, mida juht pidi ette aimama. Nii, et kuidas te arvate, et siis, kui on näiteks teie liigute asulevälistel teedel, kurvilisel teel, kus on haljastus, piirab nähtavus, et kas on võimalus kogu aeg sõita kiirusega 90 kilomeetrit tunnis või võib mitte mingi oht olla ka seal kurvi taga? Näiteks lehma. Nii, et jälle peame ka valima sellise kiiruse, et saaks peatada sõidukit ükskõik mis takistuse ees, mis on võib-olla kas ette aimatav või mitte. Okei, kuidas te arvate, kas sellisel teel saab sõita kiirusega 90 kilomeetrit tunnis? Kurvis just mitte. Kurvis loomulikult mitte, sellepärast, et meie ei näe, mis sealt kurvi taga toimub. Jah. Kas võib seal metsloom seista keset teel? Ikka võib või võib astuda tee peale suvalisel hetkel, pead arvestama sellega. Või siis on puu kukkunud teele. Nii, et puu kukkunud, metsloom, mingid takistused võivad olla, et mis iganes, ja, et isegi avarii võib olla või on peatatud sõiduk, et keegi ei tea, mis sealt kurvi taga võiks olla. Kuidas te arvate, et kui te liigute näiteks kuskil majade vahel ja sealt on alati nii, et autod on peatatud sõidutee ääres ja põhimõtteliselt, kui te näete, et siin on ees Mazda täitsa piirab nähtavus enne ülekäiguradat, et kuidas te arvate, et mis kiirusega saab siin liikuda üldse? Ma eeldan, et kas 30 kilomeetrit tunnis või siis vastavalt. 30 on, ma arvan, et natuke juba suur kiirus. Kas see on õuala? No õuala, see on üks asi, et võib-olla see on õuala. Meie lihtsalt seda märki praegu ei näe, ei oska otsustada või ei oska nagu öelda, et see on õuala. Aga kui on meil piiratud nähtavus, siis peame ikkagi aru saama, et sõidukid tagant välja võib astuda inimene või väike laps, mida tegelikult toimubki suve ajal, kui on lapsed sõidavad oma väikse
jalgrattaga või lihtsalt jooksvad või on, ma ei tea, mis iganes nad teevad. Et nemad mängivad, nende jaoks on see mänguala ja nemad eriti ei vaata, kas autod tulevad või mitte. Ja seepärast meie oleme kohustatud ikkagi veenduma, et lapsed alla ei jää. Nii, juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, et see arvestab tema sõidukogemuse ja siit tuleb panna mitte koma, aga suur hüümärk. Et kui on sõidukogemus, ei luba näiteks teile sõita kiirusega 90 kilomeetrit tunnis. No sees on hirmus ja ei saa mitte midagi sellega teha ja kõige parem ikkagi valida enda jaoks sobivat sõidukiirust, kui ma ei tea, lihtsalt kinnisilmaga sõita 90 ja siis kogu aeg karta, et sul auto läheb kontrolli alt välja. Ma arvan, et palju ohutum ikkagi ja kui te valite enda jaoks sobivad sõidukiirust. Nii, teeolusid ja sõiduki seisundid, veoseise äärsuse, ilmastiku tingimused ja liikluse tihedust ning muid liiklusolusid. Et väga tähtis ka seda, et teie peate ka tundma, et mis seisundis teie sõiduk on ja milline veos on siis sõiduki peal. Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, et ta suudaks peatada sõiduki eespoolt nähtavusulatuse piires ja teel, et ta aimata, mis tähes takistuse ees. Nii, et kui on nähtavus on piiratud või on halb, peame ikkagi valima sõidukiirust selle olukorra järgi. Suurim lubatud kiirus. Asulasisesel teel on meil 50 kilomeetrit tunnis. No, asulasisesel teel on olemas ka õualad ja õuala on juba sõidukiirus on 20 kilomeetrit tunnis, aga kui on inimesed liiguvad sõiduteel või on sõidutee ääres, peame ikkagi liikuma jalakäija kiirusega, et mitte ohustada teda. No, peame ikkagi aru saama, et jalakäijaga niisama ei saa põhjendamatult takistada meie liiklust. Asulavälistel teedel on suurim lubatud kiirus 90 kilomeetrit tunnis ja alates vist 1. maist meil jälle tuleb selle kiiruse piirangu näiteks muudatus, et sealt, kus tulevad märgid 110 või 120, võiks sõita kiiremini. No, kui märki 110 või 120 ei ole, siis lubatud suurim kiirus asulavälistel teedel on ainult 90 kilomeetrit tunnis, sõltumata sellest, et mõnedel teelõigul on lubatud suurem või rohkem kiiremini sõita. Nii. Ja ka liiklusmärgiga võib kiirus vähendada või suurendada asulas kuni 90 kilomeetrit tunnis. Kujutage ette, et meil kunagi Paldiski maanteel ja Järvevana teel oli kiiruse piirang 90. Nüüd on 70 ja asulavälistel teedel 110 ja 120 kilomeetrit tunnis meil välja veel keegi ei pane, et päris paljudes kohtades on 110 ja peame ikkagi arvestama, et kui on olemas märk 110, siis võib sõita 110. Nii, kui märki pole, siis 90. Eelmine aasta tehti Pärnu maanteel, seal suunaga Pärnu poole see mingi suvine aeg, mingi kindel hetk oli, kus pandi seal on see digitaalne märk, siis oli kiirus 120. Oho, ma pole näinud, aga neid märke on päris palju juba välja pandud. Päris mugav, et saaks neid muuta hästi kiiresti. Nii, kuidas te arvate, et siis, kui meil nähtavus muutub, vaadake, ülemisel pildil on lähituled ja alumisel pildil on kaugtuled. Kuidas te arvate, kas sõidukiirus ka peab olema erinev või on ikka sama? No erinev, siis sa näed lähemale, reageerimisaeg, pidurdus ja kõik siukad. Just, et näiteks, kuidas te arvate, kui pikk on praegu
nähtavus on ülemisel pildil? 35 meetrit. No, fotod natuke peetavad ka. No, tuled peavad olema reguleeritud nii, et meil nähtavus kuskil 45-55 meetrit. Nii, aga kuidas te arvate, kas teed on praegu lumesid või ta on kuiv asfalt? No see on ikka lumi ju. Lumi on ikka peal, jah. Siis on meil pidurdusteekond on sureb peaaegu 4 korda. Kuidas te arvate, kui kiiresti saab sõita, kui on nähtavus 40? Ja on siuke lumine tee. No see on mingi 30-ga sõidad vastu. Kuni 50 äkki. Vastavalt enda sõiduõrsustele. Kui märgiga ei ole teisiti näidata. Nüüd vaatame, et mul on siin olemas siuke töövahend. Näitab, kui pikk on pidurdusteekond. Nii, okei. Lume peal. Kiirusega 30 kilomeetrit tunnis. Meil on peatumisteekond on 26 meetrit. See on reageerimis kui ka pidurdusteekond kokku. Siis saab natuke kiiremini sõita, jah? Kui me liigume kiirusega 40 kilomeetrit tunnis, siis peatumisteekond tuleb 42 meetrit lume peal. Aga kiirusega 50 kilomeetrit tunnis juba 62 on natuke palju. Ma arvan, et tuleb siis valida kiirust 40 kilomeetrit tunnis. See on siis sobiv. Aga alumisel pildil vaadake, et meil on nähtavus peab olema praegu, kuidas te arvate, kui pikk on? See on 150 meetrit kuskil. Ja kuskil 150 meetrit. 150 meetrit ja siis juba saaks sõita natuke kiiremini. Et kiirusega 80 kilomeetrit tunnis lume peal. Meil on peatumisteekond tuleb 146 meetrit. Et kuskil 70-80 võib vabalt sõita. Nii. Aga kuidas te arvate, kas meil on neid puid ja igasugused põõsad on tee lähedal või on ikkagi kaugelt sõiduteed? Siin on suht lähedal, aga siin on vist mingi vall või kraav on vahel või? Ei ole, no võib-olla, et tegelikult ma väga ei näe. Ja kuidas te arvate, kas metsloomad võivad astuda sõiduteele? No jah, ikka, alati. Ootamatult. Et neid tuleb ikkagi karta ja ärgi unustage, et siis, kui on pime, et nemad liiguvad üle teed, et enam nemad ei karda nii palju nagu valgel ajal. Et siis peame ikkagi arvestama seda, et sellisel teel väga kiiresti sõita ei saa, isegi siis, kui on väga hea nähtavus. Nii, kui kasutame kaugtulesid, siis saab sõita kiiremini kui lähitulede kasutusel. Jah? Jah. Tak, suurepärane. Juht peab vähendama kiirust selliseks, et see võimaldaks vältida teist liiklejat kahjustavaid vee, pori, kruusa ülespaiskumist ning vältida või vähendada liikleja ja teega piirneva elamuala tolmutamist, et siis, kui liigume kuskil kruusateel. Nii, mul üks palve, et kas keegi on praegu rõdu peal istub? Mina ilmselt. Autod sõidavad ja siis mingid linnud laulavad, see päris kõvasti tuleb. Nii, et võta siis mikrofoni maha ja pärast, kui tahad midagi rääkida, siis kõik. Okei, hästi. Et juht peab sõitma piisavalt väikse kiirusega ja vajaduse korral seisma jääma, kui ta möödub teel või tee läheduses olevast lapsest.
teel olevast lastebussist, mille on sisse lülitatud ohutuled. Aga kuidas te arvate, et mis toimub siis, kui sõidukil on ohutuled sisse lülitatud? Mis peatub see on? No see on ilmselt mingisugune rike või avarii või? Jaa, aga kujutage ette siuke situatsiooni, kui on bussisalongi suits läheb sisse, et kuidas lapsed siis jooksvad sõidukist välja? No ilmselt kiiresti ja paanikas, et võivad ootamatult Ja tee kuhu peale nad jooksvad? Kas nad jäävad metsa ja bussi vahel või jooksvad üle teed? No ikka üle tee, ma kardan. Ja mina arvan ka, et nemad tahavad ka, et bussi ja nende vahel on mingi ohutu koht on olemas, et nemad ikkagi jooksvad üle teed. No mina arvan. Nii, valge kepiga või juhtkoeraga pimedast jalakäijast. Et kuidas te arvate, et mida tahab pimed inimene, kui ta jääb seisma sõidutee ääres? Näiteks tundmatu koht on tema jaoks. Nojah, Mida ta tahab? ilmselt ta tahab teed ületada. No. Ta tahab teed ületada ja nii. Ja nemad siis, kuidas nad annavad märku, et nad tahavad ületada teed? Kas olete kunagi näinud? Tõstavad käe üles. No mitte käe üles, neil on siuke valge kepp ja nad panevad valge kepi üles, siis jäävad seisma nii kaua, kui kõik autod jäävad seisma ja nende jaoks on spetsiaalselt siuke koridori, et saaks nagu läbi. Nii, et jalakäijast, kellest on näha, et puude või haiguse tõttu on tema liikumine takistatud või häiritud, et näiteks on kevadel varsti tulevad neid vaimsete haigustega inimesed välja ja hakkavad jalutama, et mõnikord ka nad jalutavad ka sõiduteel, et peame ikkagi aru saama, et kui inimene on natuke siuke segane ja vigane, et peame nendest mööda sõita hästi väikse kiirusega, vajaduse korral üldse tuleb peatuda ja mõnikord ka peatuda ohutuledega ja siis tuleb ka autost välja minna ja siis aidata inimese näiteks teelt lahkuda. Pärisuunalisest trammist, mis seisab või hakkab peatuma trammi peatudest. Nii, kuidas te arvate, kas alati tuleb peatuda siis, kui tramm peatub trammi peatudest? Alati. Jah. Kui ma ütlen, et mitte? Kui mitte, siis kas on sellest sõidukist välja või mitte välja? Nii hästi. Nii, et peame ikkagi vaatama, kas meie ohustame inimese või mitte. Nii, et kui inimesed trammist välja ei lähe, uksed näiteks on lahti, keegi trammist välja ei tule või ei lähe, et me võime siis rahulikult liikuda. Aga kiirus peab olema kuskil 5 kilomeetrit tunnis, et mitte ohustada liiklejad. Ja? Et meil on otseselt peatumisnõued ei ole. Et meie ei pea peatuma, me võime ka rahulikult liikuda. Näiteks, kui inimesed on kõik juba lahkunud juba trammist või nemad lihtsalt seisvad juba trammi juures, et sõidutee ääre ja nende vahel on olemas siis võimalus lihtsalt rahulikult sõita. Et peatuda tegelikult ei ole kohustust. Sisse lülitatud vilkuriga eritalituse sõidukist, kui sõidame mööda. Ja siin on juba sõltub sellest, kus kohas see sõiduk seisab. Kas parema serva lähedal, siis saab temast mööda vasakul pool või ta seisab tee keskel, siis saab paremal pool temast mööda. Nii, ja siis, kui on sisse lülitatud vilkuriga auto seisab sõiduteel, et me võime temast mööda sõita ja võime ületada mööda sõidu keelavat teemärgistust. Nii. Nüüd vaatame, et kuhu inimene vaatab ja kuidas inimene vaatab sõiduteed, siis kui liigub erineva kiirusega. Nii, kiirusega 20 kilomeetrit tunnis. Meil on vaatesektor on hästi suur. Kuna me vaatame otse ja tuleb siuke ümmargune tunnel. Nii, et me vaatame siis ja päris laida on.
et umbes 100 kraadi kuskil on see sektor on. Kiirusega 40 kilomeetrit tunnis ta on juba väiksem ja 60-ga on juba pool väiksem ja kui liigume kiirusega 80 kilomeetrit tunnis, siis meil on see vaatesektor on hästi kitsas. Et meil silmad vaatavad sinna, kuhu auto jõuab kuskil 2-3 sekundit hiljem ja seda valib meie aju, kuna aju näeb viimast infot, mida ta on võimeline arutada. Et see, mis on palju lähemal, et tegelikult siis, kui aju saab seda aru, et mis seal oli, siis ta tegelikult juba on meie sõiduki taga, et meie oleme möödunud seda. Juht ei tohi põhjendamatult aeglase sõiduga takistada teise sõidukeid. Kuidas te arvate, et kas õppesõidu ajal õppesõidukid võivad liikuda tunduvalt aeglasemalt kui teised sõidukid? Miks mitte? Miks? Ma olen näinud, et sõidavad küll aeglasemalt. Kui esimese klassi õpilased kirjutavad diktanti, kas nad kirjutavad palju aeglasemalt kui 10. klassi ja teiseks õpilased, 10. klassi õpilased? No muidugi. Vot sõiduteel on samamoodi. Et nii kaua, kui te ei ole veel võimeline sõita suurimat lubatud kiirusega, siis tuleb enda jaoks valida ka sobivat sõidukiirust. Et seda tähendab, et kui olete võimeline liikuda kiirusega 50 kilomeetrit tunnis, aga teil lihtsalt kuhugi kiire ei ole, ei tohi sõita palju aeglasemalt. Ja? Vot kui te võimeline ei ole sõita suurimat lubatud kiirusega, vot siis on juba, võib valida enda jaoks sobivat kiirust. Nii, ei tohi järsult pidurdada, kui see pole vajalik ohutuse tagamiseks. Ja näiteks, kuidas te arvate, kas õppesõidukil on võimalus või kas õppesõidukid, mitte võimalus, kas õppesõidukid võivad pidurdust teha ikkagi siis, kui see pole vajalik ohutuse tagamiseks? No jah, vigu ikka teed ju, kui õpid, et teised juhid peavad arvestama sellega ju. Igadest õpime, jah. Ja ma ütlen teile ausalt, et juba minu praktika jooksul on mitu korda on juba oli, et siis, kui liikusime 50 või 70 või asulevälistel teedel 90, et õpilased lihtsalt panevad pidurit plokki, kujutage ette. Vot, ma ei tea, kuidas see töötab. No inimene hakkab kuidas ta on, muretsema sellest, et ta vajutab vale pidaali, kujutage ette. Et vajutab gaasi ja siis tuleb selline, et ma vist vajutan vale pidaali ja vajutab pidurit põhja ja miks pärast põhja, et vajutab pidurit, tunneb, et auto hakkab aeglustama ja siis ta vajutab gaasi veelgi rohkem, aga tegelikult vajutab piduripidaali. Vot siuke lühist mõnikord toimub. Et mitte kõik, aga kuskil üks kord paari kuu jooksul ikkagi tuleb. Ja pärast siis, kui auto peatub, õpilane vaatab mind ja küsib, miks pärast ma vajutasin pidurit. Et nemad isegi ei saa aru, et nemad tegid seda. Ja pärast, kui ma seletan talle, et juhtus selline mure, et sõidu ajal vajutas pidurit ja siis ma mõtlesin, et ma vajutan valet pidaali. Ma ei tea, kuidas see toimub, vot siuke lühis mõnikord ikkagi tuleb. Et ärge kartke, et sõidu ajal kõik võib juhtuda ja teie oletegi selle jaoks on autokoolis, selle jaoks, et oma vead nagu lihtsalt üle saada ja need vigud nagu ikkagi siin autokoolis lõpuni teha. Voot, et vigadega õpime. Hoiatusmärgid võivad ka puududa ohtliku teelõigul või ohtliku alal, kus suurim lubatud kiirus on 30 kilomeetrit tunnis või alla seda.
et märk, mis piirab kiirus 30 või alla seda, annab ka teile teada, et see on ohtlik teelõik või ohtlik ala, kui on ta alamärk. Nii. Juht ei tohi sõita kiiremini valmistaja kiirusest. Et kuidas teie saate seda aru, et valmistaja kiirus? Et kes see valmistaja on? Kes on see valmistaja? Autoehitaja siis või? Autotehas ja täpselt nii. Ja nemad siis määravad ka meile suurimat lubatud kiirust, näiteks kas 180 või 230, et kiiremini sõita ei tohi. Või on näiteks, kui te ostate endale mopeedi, siis mopeediga ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis ja valmistaja poolt on rangelt keelatud ületada seda kiirust, aga mida teevad meie noored? Võtavad piirajad maha ja siis pärast vaatavad, et kuskil Järvevana teel liigud kiirusega 70 kilomeetrit tunnis ja sinust mööda suure kiirusega läheb mopeedijuht. Okei, nii, et autorongi kiirust ei tohi ületada ühtegi tema koosseisu oleva sõiduki valmistaja kiirusest, näiteks kui võtate haagist rendile või sõidate oma suvila haagisega, peate ikkagi aru saama, et neil on olemas ka oma kiiruse piirang ja kui kiiruse piirang näiteks 90 või 70, aga vahepeal võtavad ka tõstukid ja tõstukil on suurim lubatud, et kui järelhaagis tõstuk, siis tema suurim kiirus on 25 kilomeetrit tunnis, siis peate ikkagi liikuma juba selle valmistaja kiiruse vastavalt. Kiiruse piirangu tunnusmärgil mainitud kiirusest, näiteks kui on teie sõiduki taga, on paigaldatud selline märk, mis piirab kiirus 50 ja märk on paigaldatud sõiduki taga ja selle jaoks, et informeerida teised autojuhid, et auto ei saa liikuda kiiremini, kui on mainitud märgi peal. Kuidas te arvate, et mille järgi üldse need kiiruse piirangud tulevad ja kas te olete kuskil näinud, et sellised kiiruse piirangud on? Ei oska öelda. Ei oska öelda, jah. Ühissõidukid, trollid ja bussid. Kui bussil või trollil on olemas vähemalt üks istekoht, mis on paigaldatud küljega sõidu suunas, siis sõidukil on koheselt tuleb kiiruse piirang 60 kilomeetrit tunnis, et ta ei saa sõita kiiremini. Et tehniuli vaatusel või on loogiline ka, jah. Et registreerimise ajal, et siis kui tuleb kas tehniuli vaatuste või midagi muu, et kui seda kiiruse piirang ei ole, siis nad ikkagi paigaldavad seda, et sõita siis nimetatult ei tohi. Ja liikluskorraldusvahendil näidatud kiirusest, et kui on sõiduteel, on olemas märk, mis piirab sõidukiirust. Õppesõidu ajal ja esmase või piiratud juhtimisõigusega juht ei tohi sõita kiiremini kuni 90 kilomeetrit, kui 90 kilomeetrit tunnis. Õppesõiduautol peab olema ees ja tagant nähtav õppesõidu tunnusmärk, teisel juhtudel algajajuhi tunnusmärk. Et algajajuhi tunnusmärk on ikkagi kohustatud olema ees kui taga ja ta peab olema siis nähtav. Ja kollane rant on kohustuslik või õppesõidu tunnusmärk, kas üks katuse peal või on 2 tükki ees, üks ja üks on taga. Piki vahe peab võimaldama vältida otsasõitu ees ootamatult pidurdanud
või seisma jäänud sõidukile, siis iga kord, kui te sõidate teistele nagu tagant sisse, põhimõtteliselt sõltumata sellest, kas ta järsult peatus või ta ootamatult, lihtsalt põhjendamatult peatunud, siis teie olete süüdi. Kuidas te arvate, et mis juhtub, kui ohutud pikki vahed ei hoida? No see, mis seal pildi peal on. See, mis pildil paistab. Ja kuidas seda nimetavad? Ahel avarii. Ja avariid tulevad, et kui üks teise nagu sõidatakse tagant sisse ja mitte ühtegi autojuht ei hoidnud pikivahed ja seepärast juhtus selline liiklusõnnetus. Nii, ohutu pikivahe asulas vähemalt 2 sekundine peab olema ja maanteel vähemalt 3 sekundine pikivahe. Ohutu külgvahe asulasiseselt teel peab olema vähemalt meetrine külgvahe, kui me liigume teiste sõidukite vahel ja kui liigume vähe kaitstud liiklejast mööda, siis vähemalt peab olema 1,5 meetrine pikivahe. Asule välistel teedel veelgi rohkem. Nii, asulasisel teel 2 sekundine pikivahe, siis 2 sekundit, see on 28 meetrit. Esimesed 14 meetrit meil on vaja selle jaoks, et reageerida. Järgmised 14 meetrit meil on vaja selle jaoks, et peatada auto. Asule välistel teedel 3 sekundile pikivahe, siis umbes 75 meetrit peab olema sõidukite vahel. Esimesed 25 meetrit meil on vaja selle jaoks, et reageerida. Ja järgmised 50 meil on vajalikud selle jaoks, et sõidukid peatuda. Nii, sõidukite vahel peab olema vähemalt meetrine külgvahe, aga asula sisel teel, kui me sõidame vähekaitstud liiklejast mööda, peab olema 1,5 meetrine külgvahe, aga asule välistel teedel veelgi rohkem. Nii, teemärgistus ja ohutu pikivahe. Ma arvan, et teie olete näinud sellised teelõigul, kus on rada sees olemas mingid ruudud. Ja? Et täpselt rae keskel on ruudud joonistatud. Tallinn-Tartu maanteel näeb seda tihti. Tallinn-Tartu maantee, Tallinn-Pärnu maantee, ma ei mäleta, kas see on Narva maanteel ka vist või ei ole. No Peterburi teel, kuskil ikka oli. Peterburi teel on mul sinna suunaga sinna. Ja see teemärgistus on ette nähtud selle jaoks, et inimesed võivad kontrollida, kas neil on õige pikivahe või mitte. Et sõidukite vahel peab olema siis nähtav vähemalt 2 ruutu. Nii, nüüd vaadake, et siin on ruudukesed, jah. Et kui on siis 2 ruutu on nähtav, siis sõiduki vaheline pikivahe on õige. Et vähemalt 2 ruutu. Nii, kuidas te arvate, et kuidas käituda, kui taga sõitev juht ei hoia ohutu pikivahed? Mida teeme? Korraks vajutad pedaalile, et nagu hakkab pidurdama, et äkki siis reageerib. Nii, on mingid veel pakkumist. Et kohe on aru saadav, kes on impulsiivne, kes mitte. Nii, et tegelikult mitte mingil juhul ei ole vaja vajutada pidurit. Kes seda teab, et kuidas see lõppeb ära. Kui auto hakkab siis järsult pidurdama, et no lihtsalt ootamatult, et parem mitte. Keegi ei tea, kuidas siis tagumine hakkab reageerima selle peale. Et lihtsalt rahulikult liigume sama kiirusega. Vajaduse korral võime näidata suunda paremale, et näitame sellega, et tagaliikuv võib möödasõitu teha meist. Aga muidu mitte mingil juhul piduripedaali või aeglustada ei ole vaja.
vabandust. Tak. Kas mõned küsimused on teil selle teema peale? Praegu isegi ei ole, see tundub suht loogiline. Tundub suht